Tänane öö möödus selles tagasihoidlikus tanklas suure tee kõrval. Antud tankla poeosa läks ööseks kinni, aga hommikul nad tegid jälle lahti ja täna hommikul ma magasin kauem, nii et ma hakkasin toimetama alles 8 ajal. Ja siis läksin, võtsin omale joogi ja croissanti, sest ikkagi Prantsusmaa ju. Magamisega on keeruline, aga läheb paremini, et ega ma kodus ka ei maga, nii et ma magaks terve öö jutti ilma vahepeal üles ärkamata, et selles mõttes ei ole nagu väga vahet. Aga õnneks ei ole öösel lõdisema ajavalt külm. Et tegelikult täiesti kannatab olla, et on olnud hetki, kus on jahe, aga üldiselt on hästi. Mina olen 168 sentimeetrit pikk ja mahun täies pikkuses sirgelt siin golfis magama, aga esimene iste on tõmmatud täielikult ette ja lisaks on istme seljatoe osa kalastud nii ette, kui vähegi saab. Enamus tänasest sõidust möödus talvistes oludes -kraadide juures. Miinust oli kuni -4, lund oli ka omajagu, aga teed olid üldiselt puhtad väikeste eranditega. Et võib täitsa nagu rahul olla. Samas nagu siit näha, siis lund ikka oli ja ta oli päris paks ja asjalik. Ma ei olegi nagu aru saanud, et kuidas nad siin Prantsusmaal suudavad kõik teed puhtad hoida, samamoodi ka Saksamaal. Et vaatamata sellele, et lund sajab, ma ei tea, meil on alati, talv tuleb kuidagi ootamatult ja ei tulda toime selle lume lükkamisega. Täna sõidetud mägiteede ääres võis juba näha märke, kus öeldi, et siit algab ala, kus võib autole panna rehvidele külge ketid. Et see tegi natuke äärevaks ja siis samamoodi Mägises allas oli see, et pidurdage käiguga, kuigi minu meelest seal need laskumised nii hullud ei olnud, et on hullemates kohtades sõidetud. Aga ikkagi see kettide asi nagu hetkeks tõmbas seest kõhedaks, kuigi tegelikult teed olid palju rohkem korras kui meil. Teisalt naastrehvid on siin mail keelatud, nii et mis siis üle jääb kui ketid. Prantsusmaal tegime ka peatused mõningates puhkepaikades. Et need on täitsa siuksed suured avarad ja mõnusad. Imelisi mägede vaateid oli täna ikka lõputult, et kohati oli tee päris muinasjutuline, aga samas oli kohati tee peal ka uudu, niiviisi, et nägi mingi 50, maksimum 100 meetrit, et see ei olnud üldse mitte vahva. Päris palju oli ka selliseid kohtasid, kus tee oli kaherealine, aga lumi oli lükkamata ühelt poolt. Et ma ei tea, kas siis ei olnud veel jõutud. Samas ma sõitsin mööda ühest kohast, kus oli nagu justkui nende lumesahkade parkla, sellised suured lumelükkamise masinad ja neid oli seal mingisugune 5-6 tükki, nad lihtsalt seisid. Ja selles alas samal ajal olid nagu teed lahti lükkamata või nad lihtsalt ei möllagi, sest tegelikult ühest reast ju piisab ka, et ega praegusel ajal seal ei ole mingit hullu tihedat liiklust. Oma jagu jäi tegelikult silma ka igasuguseid kämpereid ja karavane, aga üldiselt on ikkagi praegu madal hooaeg, et on rahulik. Kütuse hind jäi vahemikku 1,8 kuni 2 pudinatega, aga seda korda olin ma juba targem ja vältisin neid tanklaid, kus hinnaks oli 2 ja peale.
Peale järjekordselt mägisõitu sai ühel hetkel talv otsa. Ilm pöördus plussi ja lund ka enam ei olnud. Ja mõne aja pärast ma nägin ka esimest palmi. Ja siis tulid tegelikult ka need linnadest läbisõidud, kus olid ka suured aloetaimed. Et juba läks nagu suvisemaks ja samas kui pissid autost nina välja, siis õues oli sooja 2 kraadi ja meeletu tuul. Ja see siis on minu tänane öömaja. Siuke tavaline tankla suure tee ääres, suhtkot mürarikas. Mingisugused teetööd käivad või mingisugune hull müra on kogu aeg, et mitte ainult see autode sõitmine ja tuul, vaid just ka nagu mingi tärisev hääl on veel. Nii räpast autot mul vist ei ole kunagi olnud, kohe näha, et on vaja pesu, et vaatab, kus pesula ette jääb. Aga ma sean siin juba õhtule. Tuuker ka seab juba õhtule. Tuuker tegelikult jäi magama enne mind, panin talle tekiga peale ja kõik oli korras. No nii, ma jõudsin just Hispaaniasse, kell on 7 kanti. Ületasin piiri ja jäingi kohe siia piiri juurde linna. Olen järjekordselt ühes tankla parklas, meeletu tuul on. Ma ei ole kunagi olnud golfis, mis kõigub, et see aeg-ajalt kõigub. Ma nüüd parkisin ennast ümber, parkisin ennast nii, et minust, mis see siis on, vasakule poole jääb üks putka, kuna mulle tundub, et põhituuleilid on sealt poolt ja sealpoolne aken on mul ka lahti. Ja et päris huvitav on. Millegipärast näitab, et interneti on, aga ma nagu internetis midagi teha ei saa. Ma ei tea, milles see error on. Ühesõnaga, täna ma ei saa videot üles laadida, aga ma jõudsin Hispaaniasse kokkuvõttes siis 4 päevaga ja läbisin 3241 kilomeetrit. Ma olen väga rahul endaga. Kindlasti on võimalik saada ka kiiremini, võib-olla on võimalik teha midagi teisiti ja paremini. Aga mina tegin nii ja ma teen sellest eraldi postituse ka, et kuidas siis nagu tee maksuvabalt tulla, palju, mis autoga ma sõidan, palju see kütust võtab ja mingeid muid siukseid detaile ja kui palju mul kütusele kulus, mis kindlasti huvitab kõiki kõige rohkem, sest eestlastele lihtsalt meeldib teise inimese rahakotis sobrada, ja tegelikult ise tahaks ju ka teada, et kui palju siis kulus, ütleme nii, et kulus vähem kui ma arvasin ja ma oleks saanud sellest, mis kulus, ma arvan veel kõva mingi 20 eurot vähemalt kokku hoida. Nii et ma olen, kui ma oleks õigel ajal õiges kohas tankinud, nii et ma olen tegelikult, ma olen rahul. Ma püsin oma mini-eelarves jätkuvalt. Aga niipea kui tekib internet, siis ma laen ka video üles. Ma ei saa praegu teda isegi siin kokku kirjutada, sellepärast, et ma kasutan filmimiseks ja videode üleslaadimiseks ja kokku kirjutamiseks telefoni. Ja kuna need asjad on kuskil iCloudis üleval või mis iganes kuskil netis, siis süsteem ei lase neid alla tõmmata ja ma pean lihtsalt ootama, kuna ma e-movies edasi saan toimetada. Aga oli väga tore päev, väga stressirohke päev, ütleks, sest ma sattusin sõitma mägedesse. Mägedes oli lund, oli natuke ekstreemsusi, aga sai hakkama. Tee peale jäi ka Prantsusmaa väga ilusaid väikseid külakesi, need külad olid ikka nagu nii meeletult ilusad, et ma loodan tagasi teel teha rohkem peatusi, et vast veebruari teises pooles on juba soojem ka, siis on mõnusam teha neid peatusi ja mõnusam ka jalutada, sest täna oli ikkagi külm ilm, et kohati oli ikka talv. Ja oota, ma mõtlen, kas on veel midagi. Ja siis need Prantsuse ringteed. Oi, tahaks vanduda. Ma ei tea, kas ma liialdan, kui ma ütlen, et neid vast oli oma 100 tükki. Kui ma lähen tagasi ja kui ma ära ei unusta, siis ma lihtsalt loen nad kokku. Alguses, kui nad olid seal selliste 10, 15, 20 kilomeetriste vahedega, siis oli nagu täitsa, polnud hullu, on ju. Aga mingi etapp tekkis, kus oli 10-15 kilomeetrit ja nad olid kõik maksimum kilomeetri tagant või veel väiksema aja tagant ja siis oli küll ikka võttis kiruma, aga mis sa teed? Et on nagu on, aga see, et eelnevalt mulle öeldi, et neid ringe on nagu oksendamiseni ja mina ei pööranud sellele väga nagu tähelepanu, et kui hull see ikka saab olla, kui palju neid ikka saab olla, aga oi, saab. Tuuker magab seal, kuhu mahub ja kus juhtub. Et
et praegu ta on jalud, siis mõnikord ta tuleb täitsa kõrvale, teinekord ta tuleb jalgade peale. Et tal on täitsa ruum olemas.